No tere Eestimaa, tere elu, tere armastus, niimoodi me kiigume siin elus, ärge olge kadedad poliitikute peale, et nad ühe koha pealt teise koha peale jooksevad, ka neil on pere, ka neil on unistused. Ükskõik kõige raskematel aegadel väike mürgisüst, väike maski, väike õdede-vendade alandamine, see ei ole ju paha pärast olnud, see on lihtsalt isegi vaadake mu mikrofon soengut, eks ju, et see ei ole lihtne, täpselt nagu see soeng, nii on ka minu sisemaailm, ka mina otsin tõde. Oma uues raamatus ära anna alla, isegi kui sa saad aru, et olete viga teinud, siis pane oma rida edasi, eks ju, kõik on välja tulnud see jama, mina panen oma rida edasi, käin maskiga. Ja seal raamatus on ka huumorit ja elumõtet ja sügavust ja põhimõtteliselt, et inimesed saaks aru, et ei ole mõtet mind vihata, ma olen tegelikult lahe poiss, noh. Kui teil ei jätku raha, eks ju, eriti siin, kui meenutada seda minevikku, jah, see raske periood, eks ju, keerasime inimeste suhted, firmad, tervised, kõik metsa, jätkame ikka samamoodi ja ikka tarku mõtteid, tarku juttu nagu poliitik, eks ju, et kui teil ei jätku raha, siis saage lihtsalt rikkaks, siis kohe jätkub raha. Kõik peavad töötama siin maailmas, see on järgmine minu selline lööklause, kõik täiskasvanud inimesed töötama, eks, kes on vähegi ennast austavad. Ainult väga ilusad võivad mitte töötada. Ma toonitan, ainult väga ilusad. Poliitikud käivad ka sinna kategooriasse, töö on ka selline rohkem nii suuvärk, teate küll, eks ju. Nii, kui keegi teeb teile haiget, eks ju, näitab minu südamlikkust. Keegi teeb teile haiget, siis iga kord, kui ta teeb teile ai, solvab ja midagi ütleb või viha valab teie peale, andke komm talle, taskus hoidke üks komm. Kui töökaaslane üks on, kes teeb närvi kogu aeg ajab. Ja iga kord annate ühe kommi ja lõpuks tal on suhkrudiabeet ja kes siis võidab, eks ju, siis saab teada. Ikkagi tarka juttu veel, tõde õiguse värki, eks ju. Minu vanaisa ütles, juba väiksest peale, et vabastas mind kompleksidest, et kui ma segast panen, et ära karda latsakene olla lollike, sest kõik ümberringi on omad. Ja selle alkoholiga küll on niimoodi, et viimasel ajal ma olen lugenud nii paljudes kohtades, mis alkohol on teinud inimeste tervise ja peredega. Siis keegi küsis mu käes, et sa lugesid nii paljudes kohtades, et alkohol on halb, et kas sa siis otsustasid maha jätta või? Ma ütlesin, jah, ma otsustasin maha jätta lugemise. Nii. Ja veel siis töölisklassi nalja natukene sinna allapoole vaadates. Kuidas te elasite 100 aastat, küsiti minu vanaema käest, eks. Vanaema ka mul väga nutikas. Ütles, üks kord aastas teen alkoholi šokipäeva. Ja siis sugulased, teised küsisid, et kuidas siis, et palju sa siis jood siis alkoholi šokivaba päeval? Vanaema ütles, see ongi ainuke päev, kui ma ei joo. Nii. Ja oma elus siis võib-olla veel viimane mõte, kõik ei saa raamatut ära rääkida, paks raamat 500 lehene. 7 aastat ma ei olnud joonud, ei rumalat juttu, ei ropendanud, ei teisi naisi vaadanud. Selline ilus aeg oli, aga siis ema viis mind kooli ja sealt hakkas mu allakäigu redel pihta, aga poliitika õnneks mind päästnud ikka heal soojal kohal ja soovin kõigile jõulurahu südamesse ja isegi kui te segast panete, ikka pea püsti ja edasi.